Tere, head sõbrad, me tervitame teid oma toimetusest. Tehisintellekt on jõudnud ühte põnevasse kohta siin maailmas ja selleks on kodulehtede loomine. Meil ei ole veel õhtul tegelikult kodulehte, olgugi, et me oleme teinud juba tuhandeid saateid üheskoos, siis kui inimesed tahaks minna ja lihtsalt vaadata pilte meist või midagi muud teada saada meie kohta, siis lisaks saatele võiks ju koduleht see koht olla küll. Ei, see kallis, seda on raske teha, selleks peab olema eraldi IT-osakond, IT-ettevõtte palkama, kõik muud ja lihtsalt meil pole raha ega ressursse. Kuni tänaseni, sellepärast, et väidetavalt nüüd on integreeritud AI-ga kodulehe maailmasse ja on võimalik teha nipsuga nii uhke koduleht, et 10 000 eurod on kokku hoitud ja pane sinna kodukale, mida iganes sa soovid. Tervitus, Jüri Mina. Tervist, Nikita. Lihtsalt ütlen igaks juhuks, et Nikita on ainult täna siin, sellepärast, et tema on Zone.ee esindaja ja kui ta on kodulehe valmis saanud, siis ta läheb ära. Nii on. Palju see kõik maksma läheb meile? Ainult teie domeen ja siis serveri tasu, see kodulehe loomise protsess on täiesti tasuta meie poolt teile antud. Võib-olla mõned inimesed teavad, võib-olla mitte, aga inglise keeles õhtu on evening. Ja meil on ka ühine ettevõte Robil, Piretil ja minul nimega Evening. Alustame ja sisse logime siis sinna enda kontosse, sa oled täitsa õiges kohas. Mis su kasutaja nimi on? Mul ei ole ju. Ei ole tõesti, sellepärast ongi see minu kasutaja. Robi ülesanded meil siin toimetus ongi peaaegu seotud sellise büroo juhtimise sekretäri tööga. Küsimus, mis ma parooliks palju? Just. Palju sul aega on? Tunnitasu, kõik läheb sinu arvele pärast. Super. Nüüd me saame siis hakata vaatama kontojääk, esimene asi arved. Siin on praegu 0. Siis peab hakkama teenima teid endale kodulehe valmis ja... Inimesed hakkavad meil raha saatma. Muidugi. Ega me ei olegi mõelnud, mida see koduleht võiks meile teha. Minu meelest võiks teretada viisakalt see koduleht ja siis on makselink. Loo koduleht Zone pluss AI assistendiga. Just nii. Siin on tulevane koduleht saab olema WordPressi baasil. Alustame nupust paigalda rakendus. Paigalda rakendus. Sisuliselt, mis ta võtab, on siis domeen, server ja siis sinna serverisse installib WordPressi. Ja mida see eesti keeles tähendab? Ta loob mulle kodulehe. Täpselt nii. Jah. Saad hakkama küll. Kirjelda saiti, mida soovid luua. Hakkabki suhtlus tehisintellektiga, nagu näiteks ChatGPT-ga. Ta on natukene isegi lihtsamaks loodud. Ja nüüd saad kogu oma selle fantaasia soovi välja elada siia aknasse ja siis, kui sa ütled talle, et let's go, siis ta sinu selle sisendi pealt loobki kogu selle nagu lahenduse. Ma soovin kodulehte, mis looks tunda, nagu oleks inimene sattunud õhtusesse late night meelelahutuslikku ja lõbusasse telesaatesse. See tundub päris hea nii-öelda siis see emotsioon, mis peaks see koduleht sisaldama, aga mis on sinu kodulehe eesmärk peale selle? Esiteks loomulikult nupp nimuga esileht. Kas ei olegi ju kohe esileht, kui sa kuskile lähed? Ja kui sa lähed teisele lehele, siis on hea minna esilehele. Aga meil on mitu lehte. Muidugi. Nüüd ongi küsimus, mis need lehed on? Kontaktid. Meist. Vana ja meist. Või mida me oskame? Seda on vähe. Mida meil ette on näidata? Mis karikas see on? Selle mina olen võitnud omal ajal, kui ma tundsin ära ristsõna loojate poolt tehtud viktoriini, kus oli vaja ära tunda automarke. Noh, järgmine auhind. Võistleid on palju olnud, aga ainult Robert Rool on võitnud. Ja see on siis auhind, mille Tauno Kangro Robertile kinkis. Ma saan aru, et sina olid see modell siin. Ei, ma ise tegin selle skulptuuri. Ma ei olegi aru saanud, kas sa tegid ise enda? Jah, peegli järgi. Olin käte ja pea peal ja siis voolisin ennast niimoodi. Need 3 auhinda võib vabalt ette näidata. Ja siis ma panin, et mida me pakume. Meil on ju sossud. Just. Mida endiselt saab ka soojadel suveilmadel soetada. Siis me paneme, mida pakume, asemel paneme, mida poes pakume. Mida müüme? Kuidas praegu läheb? Väga hästi. Aitäh. No see kontakt tundubki natuke liiga labane. Paneme, kuidas kätte saab. Selleks, et AI päriselt mõistaks, mida me tahame kätte saada, siis tegime ühe nupu juurde sinna, et täiuste tehisintellektiga. Ta võtab selle teksti, mis on juba olemas ja siis muudab selle AI jaoks natukene arusaadavamaks. Saatejuhid on Jüri Vutšakov, Piret Laos, Robert Rool, kelle pea on tema keha kohta liiga suur. Lihtsalt on näha, kas AI võtab selle arvest või mitte. Praegu tehisintellekt aitab meid teksti kirjutamises tehisintellektile. Sisuliselt. Siia tuli küll nüüd päris palju teksti juurde. Kujundus peaks olema mänguline, värvikas ja humoorikas, rõhutades saatejuhti Jüri Vutšakovi, Piret Laost, Robert Rooli ja Robert Rooli isikupära. Sealhulgas Roberti humoorikalt suur pead. Tegelikult ta lihtsalt kirjutas natuke rohkem lahti. Täpselt seda sama, aga ta sai kõigest aru. Kas me peame kirjeldama ka võib-olla värvikammasid? Ta loob sulle nii-öelda esmase variandi ja sa saad tegelikult peale selle valmimist täiendada. Ja nüüd ta käivitab. Sisuliselt see etapp, mis enne AI aega võttis agentuuridel nädalaid või kuid, kõike neid lehti üles ehitame ükshaaval. Vabandust, ma tahtsin küsida, kas sul kohvi on pakutud?
maha on pakutud. Siin on minu kohvi lahendus. Lihtsalt ütle, kui sa midagi soovid, siis me kohe toome sulle. Teeme nii. Sellepärast meil siin niimoodi külalisi kohaldatakse. Ja selge. Nii, aga vabandust, ma segasin vahele. Nüüd on siis kokku surutud selle lahenduse poole pealt sisuliselt paari minutisse. Et peab lihtsalt natukene ootama ja kannatama. No arusaadav. Näed, meil on siin Beliefi sulle, mis on niisama seda vett jood, võtta vitamiinidega. Lisaks, kas sa oled kunagi proovinud kuivatatud krabi? Kõlab päris ehmatavalt, ei ole. Ei ole, no aga jumal hoidku, lase hea maitsta. Lõhnab nagu oleks kuivatatud kala. Aga võtab köima. Nii. Popcorn. Näe, Piret on valmis saanud. Näed, Piret on ka täpselt selline. Sina, Piretit, sa oled päris elus näinud või? Õhtu sinu värsked meelelahutushetked. Galerii, ressursid, meist, meeskond ja kontakt. Ja ta on suutnud välja mõelda siis ka inimesed, kes meie juures töötavad. Saame tuttavaks. Kui suures täitsa üks ühel ongi. Peatoimetaja. Sander Tamm. Sander! Kogemustega professionaal, kelle kirg on viia saade uuele tasemele. No sellise inimese mõtleme kindlasti tööle. Katrin Saar. Seal on üks daam, kes töötab meie toimetuses, eks ole, tegevprodutsent Marit. Oled sa nõus Marit juuksed ära värvima? Siis me ei pea seda pilti muutma. Tuntud oma originaalsete ideede ja kiire probleemi lahenduse poolest. Täpselt sinu kirjeldus ju. Üks ühele. Nimi ja praegu on natuke teised. Leht on selles mõttes uskumatu, kui ruttu loodud, aga selgelt on vaja hakata nüüd siis tegelema sellega, eks ole. Kas siit kõrvalt valikusse saad tegelikult erinevaid disainivalikuid siis läbi klikkida? Nii, kuule, päis on tehtud ju. Või ei ole veel oot. Vaata nüüd, õhtu loodud selleks, et sind lõbusalt informeerida. Tere tulemast meie uuele AI-ga loodud kodulehele. Meil on hea meel sind siin kohata. Põnevat avastamist. Ma olen väga rahul. Ei, no võta, tekstid on sul kõveralt. Üks tekst on minu näo peal. Pidin kuidagi nagu seda sinu suurt pead kehast eemaldama. Ta vajuta nupp, no kes me oleme, vaata, kes mis ütleb siin siis. Me praegu antud juhul on millegipärast siin säravad saatejuhid tõesti Anna, Mark ja Katrin. Ja võib-olla teab AI midagi, mida meie veel ei tea. Me ei tea, mis uuest hooajast hakkab saama. Pidu on läbi, sõbrakene. Näe, meie peatoimetaja Marini tuli. Sellised meie säravad saatejuhid tehisintellekti arvates võiks olla. Mark on päris ilus ju. Ma arvan, et sobiks küll teles. Selleks, et sind lõbusalt informeerida või? Sinu mõeldud lause? Jaa, mis selle lause liga on? Ei, tore, väga tore. Natuke nähke veel vaeva. Peatoimetaja ei olnud nagu päris rahul veel sellega, mis mina tegin. Ta andis head tagasisidet. Nähke veel vaeva? Natukene ikka tasub. Muuda pilti. Nagu te näete, ikkagi peab ise üles ehitama asja. Natukene ikka, jah. Aga see kõik on väga lihtne ja see kõigest saab väga ruttu aru. Ma saan aru, et teie tulete appi ka, kui inimesed võib-olla jäävad jänni. Midagi ikka teeme meie, samas meil on olemas ka terve valik erinevaid partnereid, kelle juurde me hea meelega saadame. Kas on ka mingi sellised partnerid nagu näiteks mingi massaažisalon? Samal ajal, kui sõber hakkab nagu kodulehte tegema, siis mul ei ole praegu midagi teha. Näe, meie režissöör Liisi tuleb. Kuidas tundub? Vau, väga ilus ju. Aga miks siin on duubeldatud teie? See ongi sellepärast, et mind oleks rohkem. 2 mind, 1 poolik Robi ja minu kuka. Ainult 1 Jüri. Ja sa läksidki ära, jah? Muuda pilti. Ma ei tea, ma olen siis korra, kui sa tahad midagi, ma toon sulle. Ei ole vaja, ma teen praegu selle šup-šup-šup-šup. Nii, Pireti nägu. Robi, kuidas sul läheb? Ja oota ära praegu sega. Ma olen praegu nende nimede ja tekstide muutmise juures. Nii, saatejuht Katrin, sa ei ole, sa oled Jüri ikkagi nii. Mikita, saad sa korra tulla? Selle eest, et saade oleks äge. Ei ole, näed, no siin on siis Konstantin Süva. Tallinna mets siis. Opa, nägi, kui kukub, siis kukub. Hea töö, mina võitsin. Miks sa võitsid? Must ei tohi sisse lüüa. Ei tohi või? Ei. Nii, Nikita, tahad midagi? Võta midagi. Kõpsusööd. Sobib hästi. Aitäh. No Robi, kuidas sul läinud on? Ja valmis, tulge vaatama. Kuidas sa oma pea nii normaalsuurusesse said? No see näeb juba täitsa sümpaatne välja ju. Väga sa liitne. Meil on siis saated, sündmused ja sisu, mis jõuab päriselt inimesteni. AI suudab siis genereerida sulle mingisugused galeriid, tabelid, nad tekitab lihtsalt toreda assortii sulle siia. Ja meil on ka siin e-pood, kus saab sossusid osta. Lähed juurde, võtad Instagram, Facebook, YouTube, ühendab kõik ära, lähed õigele kontole ja sul on olemas nagu kõik detailid, mis kodulehel siis peab olema. Täitsa lõpp.
väga hea töö, oled nõus? olen nõus, aga ma arvan, et Jüri, äkki nüüd prooviksid sina ka midagi teha, kuna ütleme siis IT-maailmas sa oled natukene nagu alustaja, siis võtadki siit kohe ülevalt menüüst alustajale, loo ise koduleht AI-ga. See on nüüd selline lahendus, kus sa saad olles mitte kliendina katsetada endale kodulehe loomist ja täitsa 48 tundi on see tasuta, kus sa lood selle asja püsti ja siis saad muudatusi sisse viia, pilte asendada ja kui siis sulle meeldib, siis alles siis selle endale välja osta. Mis lehe ma võiksin teha? Mis on teil igapäevaselt aktuaalne? Meil väga palju muresid ju ei olegi. No meil on, kui on, siis on üks. Proovi, miks sa täna jälle hommikul hiljaks jäid? Mul täna oli väga kiire, kassi pesin. Öösel saab mustaks, sa pead hommikul ära pesema. See on loogiline. Mis oleks, kui teeks lehe, kus ongi ideed, kuidas vabandada seda, et sa oled tööle hiljaks jäänud. Vabandused.ee. Mul on sõber Robert, Psühholoogi kirjutad. kes jääb pidevalt tööle hiljaks. Mul on mõned vabandused, siis ma panen need siia sisse, eks ole. Mul läheb nüüd natukene aega. Okei, no aga siis me lähme korra vaatame Nikitaga jooma kohvi või? Lähme me. Talvine mets. Tegelikult on see seal Tallinna mets. See, jah. Tahad midagi? Võta midagi. Chipsid? Okei. Tere, Jürikene, kuidas läheb? Tule aga lähemale, sinuvabandused.ee on valmis saanud. Minu vabandused.ee või sinu vabandused? Sinu vabandused. Sinu vabandused? Ei, sinu vabandused. Esialgu on 10 naljakat vabandust, miks sa tööle hilinesid. Koer varastas mu autovõtmed ja keeldus neid tagastamast. No olgem ausad, see on täiesti eluline olukord võib olla ju. Äratuskell helises, aga ma arvasin, et see on kellegi teise probleem. Piret. Hallo, Piret. Koosolek. No ja, mäletasin. Kell on juba nii palju, jah? Ma tulen kohe nii, aga mul täpselt juhtus nii, et ma pidin teel tööle aitama neid parte üle tee ja need olid umbes 40 kokku, et ühesõnaga see oli kamp, ma ei saanud neid lihtsalt niimoodi üksi jätta, aga ei, selge, ma kohe tulen, hetke pärast jõuan. Ma pean minema praegu korraks, vabandust. Jah, näed, Toimib küll. Tipp-topp, aitäh sulle. Hästi tehtud. No nii, head sõbrad, igal juhul minge siis kodulehte valmistama ja meie kodulehte uudistama.